Paide Maximarketi juhataja Eve Kuldre. Veerand sajandit on Maximarketil täis ja sina oled nüüd see inimene, kes paar aastat tagasi sai kõige selle asja perenaiseks ja enda hoole alla. Mis need paar aastat on õpetanud või andnud? Nad on teinud mind kindlasti tugevamaks ja nagu eelmine juhataja mulle siin mõnedki korrad on öelnud, et kõik raskused ainult teevad tugevamaks ja kõik takistused on ületamiseks. Nii on. Meil läheb õige pea eetrisse saade Tiiu Luntsiga, kes 23 aastat oli siin maja perenaine ja eks seal saates tuleb ka jutuks see, et Maximarketi töötajate töökultuur ja suhtlemine klientidega on tavatu. Igas mastaabis on see eriliselt sümpaatne. Kas oled pidanud midagi selleks ka tegema, et see sissetöötatud kultuur püsiks ja säiliks või säilib ta iseenesest? Tegelikult on see eelmise juhataja töökasvatus ja töökultuur neile sisse juurdunud, et mina pean tegelema ainult nende uutega, siis kellele seda kõike edasi anda ja öelda ja juhendada, kuidas on õige ja hea. Kõik asjad arenevad ja liiguvad edasi ja on ju Paide ja Järvamaa rahvas teadnud kogu aeg, et Maximarket on suurim kauplus üldse terves Kesk-Eestis, aga ta on ju mitu korda ju suuremaks ehitatud vahepeal ja see endine oleks selline pisikene. Mis on need edasiminekud, mis pärast viimast laiendust siin nagu 2 aastat tagasi on nüüd ikkagi juurde tulnud? Mis on kaubavalikutes, mis on tehniliselt, mis muutuma kipub meil? Kaubavalikutes toidu poole peal kindlasti on sortiment tunduvalt laienenud. Tööstuse poole pealt oleme piimosa kokku tõmbanud, kuna meiega samas majas on nüüd ka kaubamaja suure valikuga. Tehnika ainult toetab meid, meil on ju kõik kaasaegne ja tänapäevane, nii et aina lihtsamaks. No eks see küsimus oli natukene suunatud, sellepärast et on need kliendipõhised sooduspakkumised ju tulnud täiesti viimase aja teema ja on ka nutitelefon hoopis olulisemaks saanud ja samal ajal lihtsamaks tegevaks elemendiks. Kuidas sa näha, kuidas seda vastu võetakse? Näiteks nutikassad on ju iidamast juba, aga väga palju on inimesi, kes järjekindlalt seisavad ka pikas järjekorras, sest nad ei ole rikku maksatud. Ja on kliente, kes just nimelt tavakassad kasutavadki sellepärast, et saaks vahetult suhelda. Samas on meil siin mõned kuud kasutusel kohviäpp, mille kasutamist mina igapäevaselt, mille suurenemist ma näen, et seda üha enam kasutatakse, see on meie enda töötajad väga palju kasutavad. Kas see on töötajatel kuidagi ka kohustuseks tehtud, et peate olema mustriks? Ei, absoluutselt mitte, aga ta on niivõrd mugav, et meil ise töötajad väga heal meelel kasutavad seda. Pikemas saates Tiiu Luntsiga tuleb jutuks ka see, et Paide Maximarket on ka selles mõttes eripärane, et ta on maamärgiks, mida reeglina tegelikult kauplused ei ole. Kauplused on praegusel hetkel väga palju ja enamasti nad on üks mitmetest, aga Paide Maximarket on kogu aeg hoidnud seda erilist joont ja natukene erilist tähendust. Kuidas tundub, kui hästi see maamärgi staatus püsib? Ma arvan, et väga hästi, et on ikkagi märgata, et meil on püsiklientuur, meil on palju uusi kliente. Just siin mõne hetke tagasi arutasime, et kui lähedal konkurent avab enda kaupluse, siis pigem toob meile rahvast juurde. Ta on ikkagi lemmik. Mis on sellised Maximarketi või üldse selle maja niisugused võib-olla avastamata pärli, mida laiem seltskond võib-olla kõik veel ei teagi, kui hästi sellega on? On see rohkem uus kaubamaja, on see äkki kohvik hoopis allkorrusel? Kohvik on meil väga palju populaarsust võitnud juurde, väga palju.
sõidetakse lausa siin 20 kilomeetrit tagasi üsna ainult meie kohviku pärast. Helistatakse ette, et me tuleme suurema seltskonnaga, kas on võimalik, me tuleme alati vastu, meil on võimalik. Nii et kohvik on meie üks tõmbenumbreid küll. Kuidas suudab kohvik hoida nende heade toitude juures, mis seal pakutakse, igaks võib veenduda, et on head, sellist väga tagasihoidlikku hinnataset? Mis trikk siin sees on? No enamuse toorainetest saavad nad meie poest. Ehk et meil on ju hulgihanked heade hindadega ja nemad kasutavad neid tooteid ja sealt see hea hind. Kui kaup liigub siit müügisaali poole pealt kohvikusse, siis sellised hinnamarginaalid ei lisandu? Selles mõttes, et nad võtavad poest. See läheb töötlusesse ja me oleme muidugi hoidnud ka madalat hinda, et no, me ei saa panna ju selliseid hindasid, nagu on Tallinnas, Tartus, me peame ikkagi mõtlema sellele, et meil on pigem ju ikkagi maapiirkond ja me tahame oma klienti hoida, et me ei ole väga kõrgeks ajanud. Sünnipäeva kuu lõpuni on mitmeid soodustusi, on atraktiivne loosimine, atraktiivne, mitte selles mõttes, et keegi saab pea peal seistes teeks, vaid rohkem selles mõttes, et seal on väga vinged auhinnad ja hinnalised auhinnad. Mis on selle sooduskampaania kõige minevamaks kaubaks praegu osutunud? Kuna meil kohvile on reklaam taga, siis ma tean, et siin ühel õhtul oli ostetud 48 pakki korraga, hetkel siis see kohvipakk. Aga lähevad ka teised tooted, sest me siin spetsiaalselt said mõned kaubad selle eesmärgiga toodud, et mõeldes Maxi Marketi sünnipäevale. Avalik info jookseb selline, et on 10 soodustusi. Kas on mingi märk või tunnus, mille järgi inimene siin müügisaalis ka üles leiab selle sünnipäeva soodustuse, sest Maxi Marketis on arvuliselt teatavasti kõige rohkem soodustusi, üldse neid sooduskaupasid on sadades. Aga kas need sünnipäeva soodustused on kuidagi märgistatud? Hinnasildid on neil hoopis teistsugused kui meil tavapärased hinnasildid, et seal ongi kirjas sünnipäeva hind. Nii et kui tulla siia soodsat kaupa ostma, siis nähes seda sünnipäeva hinnasilti on teada, et on teisi kauplusega, seal neid asju ei ole. Aitäh, Eve Kuldre, ja head järgmist 25 aastat Paide Maxi Marketile!